Jürgen, see seal on Soome. Enneolematu rikkuse maa. Sinna me tahame jõuda. Columbus, on see ikka hea mõte? Meri näeb nii jube välja. Kuule, see olen ju mina, Columbus. Ma avastasin Ameerika. Kas oled selle juba ära unustanud? Igatahes see siin pole midagi selle kõrval. Näe vaata, see on kõigest 80 kilomeetri kaugusel. Täiesti tühine vahemaa. Võime kasvu ujudes sinna minna. Kes oli Christopher Columbus? Christoph Columbus, mees, kes muutis ajaloo kulgu. Ta sündis 1451. aastal Genovas, Itaalias, lihtsa koduja peres. Juba noorest peast unistas ta suurtest merereisidest ja kaugetest maadest, kuhu polnud varem ükski eurooplane jõudnud. Tema eesmärk oli leida otsetee Aasiasse, et tuua Euroopasse väärtuslikke maitseaineid ja siidi, kuid selleks pidi ta minema avastamata suunas üle suure ja ohtliku ookeani. Uue meretee vajadus. Mongolite riigi ülemvõim Aasias võimaldas eurooplastel pikka aega turvaliselt mööda siiditeed jõuda Indiasse ja Hiinasse, kus asusid sellised väärtuslikud kaubad nagu siid ja vürtsid. Konstantinoopoli langemistõttu Osmanite kätte 1453. aastal muutus aga siidide kasutamine raskemaks ja ohtlikumaks. Sellega kaasnes ka vürtside järsk hinnatõus. Näiteks oli pipar peale 1453. aastat sama hinnaga, mis kuld. See tähendab, et 1 kilo pipra eest võis turul saada 1 kilose kullakangi. Maataavastajad hakkasid seega otsima mereteed Indiasse. Kui teised mõtlesid ümber Aafrika seilamisele, siis Columbus arvas, et maa kerakujulisuse tõttu on võimalik ka kaugitta jõuda otse läände seilates. Sellele aitas kaasa ka Columbuse eksiarvamus, et maakera ümbermõõt on tegelikkusest väiksem. Columbus lähtus maa suuruse hindamisele arvutustest, mis olid algselt tehtud Vana-Kreekas, kuid ta võttis arvesse Araabia astronoomi Al-Farqani teoseid, mis sisaldas maa ümbermõõdu hinnangut. Ta eksis tõlgendustes ja Al-Farqani tööühikute teisenduses, arvates ekslikult, et maa ümbermõõt on umbes 30% väiksem, kui see tegelikult on. Columbus lootis ka, et Atlandi ookeanis on palju saari, mis võimaldaks tal vajadusel peatuda ja varusid täiendada. Columbuse reis. Pärast pikki aastaid rahastuse otsimist jõudis Columbus lõpuks Hispaania kuninganna Isabella ja kuningas Ferdinandi ette, kus otsustasid tema unistust toetada. Columbuse eksimus maa suuruse hindamisel võimaldas tal oma retkele rahastust saada. Kui ta oleks maa ümbermõõdu täpselt välja arvutanud, oleks tema ekspeditsioon osutunud tol ajal tehniliselt ja majanduslikult teostamatuks. Terve mandri olemasolust teekonna vahepeal ei teatud Euroopas midagi. Seega ei oleks õigete arvutuste korral Columbus enda ekspeditsiooni jaoks rahastust saanud. Teekond üle ookeani. 3. augustil 1492 asus Columbus oma 3 laevaga Santa Maria, Pinta ja Ninaga Hispaaniast Palose sadamast teele. Columbus ja tema meeskond seisid silmitsi pikkade päevade, tormide ja kurnatustega. Kuigi Columbus ise uskus maa kerakujulisusesse, oli siiski osa tema meeskonnast veendunud, et maa on lame ja et nad võivad ookeani lõputus avaruses sõites selle äärelt alla kukkuda. Meremehed uskusid tollal, et ookeanides elavad tohutud ja ohtlikud merekoletised, kes võivad laevu rünnata ja hävitada. On tõendeid, et Columbuse meeskond kartis hiiglaslikke 8 jalgu, meremadusid ja muid koletisi, mida oli kujutatud kaartidel ja legendides. Columbus rahustas oma meeskonda, kasutades kavalat nippi. Ta salvestas laeva logiraamatuse tegelikust väiksemaid vahemaid, et teekond tunduks lühem. Pärast ligi 70 päeva kestnud reisi märkas Pinta laeva madrus Rodrigo de Triana 12. oktoobril 1492 lõpuks maad. Maa avastamine. 2 kuud ja 9 päeva peale Palose sadamast lahkumist 12. oktoobril 1492 jõudis Columbuse meeskond lõpuks maale, mida nad pidasid Indiasse kuuluvaks saareks. Tegelikult oli see Bahama saarestik, mida ta nimetas San Salvadoriks. Columbus uskus, et ta on jõudnud Aasiasse ning nimetas sealseid elanikke indiaanlasteks. Ta ei teadnud, et tegelikult oli ta avastanud täiesti uue maailma, Ameerika. Columbus veetis järgmised kuud Kariibi merel, uurides Kuubat ja Hispaniolat, tänapäeva Haiti ja Dominikaani vabariiki.
Columbuse reisil oli kaasas peamiselt Euroopa päritolu tooted nagu erinevad peeglid, kangad, riided ja läikivad metallist vidinad, mis oli põliselanike jaoks uudsed ja eksootilised. Columbus otsis esimesel reisil vürtse, mida Euroopa tol ajal väga väärtustas. Mustpipar, kaneel, nelk ja muskaatpähkel. Ta ei leidnud neid, selle asemel kohtas ta uut tüüpi taimi, näiteks tubakat, ja taimi, millel oli teatav sarnasus mõningate vürtsidega, näiteks tšellipipar ja vürtspipar. Columbuse hilisemad merereisid ja arusaam uuest maailmast. Columbus võttis pärast esimest reisi veel ette 3 hilisemat reisi avastatud saartele. Columbuse teine retk toimus 1493. aastal. Columbus naases Ameerikasse koos 17 laeva, 1700 inimese ja rohke varustusega, et rajada Ameerikasse koloonia. 3. avastusretke eesmärgiks oli avastada Hispaania valdustest lõunas olev kontinent, mille olemasolu portugaallased olid järeldanud oma reisidelt leitud kanuudest. Merele suundus ta 30. mail 1498, asudes seekord teele 6 laevaga. 4. avastusretke eesmärgiks oli ametlikult avastada tee India ookeani viivasse Malacca väina. Selle kohta, kas Columbus teadis, et on avastanud uue maailma ja levib vastakaid arvamusi. Ta on oma kirjades viitanud Lõuna-Ameerikale kui uuele maailmajaole ja maisele paradiisile, kuid samal ajal kirjeldanud Kuubat kui Aasia läänerannikut. Columbuse mõju maailmale. Columbuse avastus muutis ajaloo kulgu. Kuigi ta jõudnud Indiasse, algas tema retkega kaubavahetus uue maailma ja vana maailma vahel, mida tuntakse kui Columbuse vahetust. Perioodi, mil Euroopa ja Ameerika vahel hakkasid liikuma mitte ainult kaubad, vaid ka ideed, taimed, loomad ja haigused. Columbuse retki Euroopasse sellised toiduained nagu kartul, tomat ja mais, mis muutsid peaaegu eurooplaste toidulaual asendamatuks. Columbuse pärand. Columbuse reisid muutsid maailma ja tõid kaasa koloonia ajastu alguse, kuid tema pärand ei ole üheselt positiivne. Columbuse saabumine tähendas Ameerika põlisrahvastele suuri kannatusi, orjastamist, kultuuri hävimist ja haigusi, mis laatasid tervet mandrit. Arvatakse, et Euroopast tulnud haiguste tõttu suri kuni 85% Ameerika põliselanikest. Tänapäeval on Columbuse pärand mitmetahuline. Osa inimesi peab teda kangelaseks, kes avas tee uuele maailmale, kuid teised näevad temast traagiliste muutuste algatajat. Kokkuvõte. Christopher Columbuse reis aastal 1492 oli pöördepunkt ajaloos. Kuigi ta ise ilmselt seda ei teadnud, et avastas uue maailma, muutis ta oma teekonnaga nii Euroopa kui ka Ameerika ajalugu igaveseks. Columbuse reis on näide inimese uudishimust ja julgusest astuda tundmatusse. Omadused, mis on vorminud meie maailma. Palun ütle, et see siin on Soome rand. Palun ütle, et ma olen jõudnud Soome. Mees, sa oled Pikakeri rannas.